tere, mu armas, kes siis vaatas eelmist videot, siis mul oli vaja korraks video katkestada, alustan siis uuesti teise grupiga. Teie, kes te valisite selle kuldpruuni siis lõvivärava sümboliks selle kuldpruuni merevõigu puukese nagu lõvikasuka. Ja kui ma tutvustasin seda gruppi, siis rääkisin just nagu tahtest või päiksepõimiku või keskme tugevdamisest. Vaatame siis, millised on siis need sõnumid, mis tahavad teile tulla seoses siis selle lõviväravaga, kvanthüppe võimalusega. Hakkavad kaardid juba välja tulema siit. Ja ma võtan teile ka siis 4 kaarti, nii nagu siis esimesele grupilegi, ja hakkame siis neid vaikselt lahti kodeerima. Et küsimus oli siis, et mis toetab sinu kvanthüpet, sinu sellist nagu puhkemist. Esimese kaardina tuleb välja sulle nüüd ehtne lõvimees, vaata, mis siin veel tal selja taga on. Aga kahjuks tuleb kaart tagurpidi välja, on ju. Ehk siis ma ütleks, et sinu eesmärk on see kaart nüüd õiget pidi keerata. Ja ma tean, et siin kanalil on ikkagi mõned meesvaatajad. Sina, kui sa meesterahvas vaatad seda, siis sina kodeerid seda enda kohta, aga naistele ma räägin siis, kes on siis 99% siin vaatajad, ütlen, et sinu ülesanne on see kaart õiget pidi keerata, on ju, ülioluline sulle siin lõviväravas. Ma arvan, et see on kõige olulisem sõnum, mis ma üldse ütlen selle lugemise jooksul. See on see, et sa pead austama hakkama meest, tema päikselisust, on ju. Ja tõenäoliselt on sul raske olnud seda teha, sellepärast, et sinu elus on olnud mehi, kes ei ole käitunud võib-olla väärikalt, kes ei ole olnud nii-öelda need tõelised juhid ja liidrid ja noh, lõvi on ju loomade kuningas, on ju, aga loomade kuningaks valitakse väärikuse, jõu, tarkuse. Loomariigis mitte kunagi nii-öelda väeti või lihtsalt türann või loll, vabandust väljenduse pärast, ei saa juhiks, on ju. Aga inimeste riigis võib olla küll niimoodi, et lihtsalt toores jõud või selline mingi vägivald nagu domineerib. Et tegelikult kuningas eetilises mõttes on ikkagi see, kes hoolib teistest, kellele nagu naisenergia pigem tahab järgneda vabatahtlikult, keda naisenergia tahab toetada, kellele naisenergia tahab oma kiindumuse, oma armastuse, oma imetluse kinkida. Et kui sul on nagu kogemus sellise meesenergiaga, mis on kuidagi kahjustav, haavatud, vägivaldne, ebaväärikas, siis võib-olla see kuninga, see lõvi kuninga arhetüüp, kuningliku energia kuninga arhetüüp on sinu jaoks lihtsalt, ongi nagu vari arhetüüp, et sa võib-olla kardad jõudu, tema väljendumist, on ju, et kui sa näed meesterahvast tänaval, siis võib-olla see tundub sulle pigem oht, kui nagu see, et oi, kui turvaline mul siin olla on ju, et mul on hea, on ju. Et kui midagi on seal sassi läinud, siis see on sinu vastutus, et keerata see ümber ja leida see koht, et hakata imetlema ja päriselt austama seda lõvimehe päikselisust. Ja mitte ainult lõvi tähtkuju mehe, vaid üleüldse seda mehe päikselisust. Lõvi tähtkuju valitseja on päike ja päike on meesenergia sümbol üldse siis nagu tervikuna, isa sümbol ja meesenergia sümbol, on ju. Ja see on sinu vastutus, on ju, mitte see, et kõik mehed maailmas peavad muutuma, vaid see ära tervendada endas, et sinu sisemine mees muutub, sina ise hakkad oma sisemist meest austama, armastama, väärtustama, üles tõstma. See on sinu enda vastutus, on ju, keegi väljastpoolt ei saa tulla ja seda sinu jaoks
sinu heaks ära teha. Et see vastutus lasub sinul ja see on hästi tõsine koht üldse, on ju, et lõpetada meeste ja naiste vaheline selline võitlus ära, on ju, et nii palju on nagu seda muret, kuidas naised lähevad ise sinna mehelikku maailma, tahavad kõik ära teha ja siis ütlevad, et mehed on nõrgad ja ei saa hakkama ja neid ei saa usaldada ja tegelikult see on nii suur nagu arhetüüpne haav. Ja meie kui naiste vastutus on see ümber pöörata ja anda siis nii palju imetlust ja austust nendele meestele, et nad saaksid selles meie kõigepealt tervendada iseennast, on ju, naisena, siis anda see imetlus ja austus ja nende roll kinkida, kuninga roll, päikese kuninga roll kinkida meestele tagasi. Tulla ise sealt meeste maailmast piisavalt siis nagu tagasi tõmmata ennast. Ja aidata neil sellel kuningal siis uuesti troonile tõusta. Et sageli nagu lihtsalt on nii, et seda vaimse ärkamise protsessi veavad naised, sest naised on tundlikumad, sensitiivsemad, rohkem orienteeritud sissepoole enesega tööl, on ju. Mehed on orienteeritud rohkem väljapoole, saavutama, küttima, eesmärki ära tooma, aga seda energiatööd lihtsalt veavad naised, on ju, ja siis ühel hetkel, kui mehed on valmis, nad tulevad meile järgi, nii et selles mõttes see on hästi suur meie vastutus. Jälle, et kui sinus on see haav, siis sa võid küsida abi väljastpoolt. On ju, sa ei pea kõike ise ära tegema, kui ma näitan sulle näpuga, et see on sinu vastutus ja ütlen ka, et see on minu vastutus, on ju, siis see ei tähenda, et sa ei võiks küsida abi või tuge väljastpoolt, on ju, kui on ikkagi minevikus need mingid asjad olnud, on ju, kui sa oled näinud, et ei tööta või nii-öelda kuningas on mingites aspektides sinu silmis langenud, siis sa võid minna teraapiasse, võid küsida abi, võid teha konstellatsiooni, võid mis iganes abi väljastpoolt küsida. Ja mitte ma ei kutsu sind üles olema kuidagi võlts või andma nagu krediiti, aga tegelikult mees muutub selliseks, kui sina naisena näed tema potentsiaali ja ma ei räägi võib-olla ainult ühest mehest, ma räägin nagu meessoost üldiselt. Kui sa näed seda potentsiaali, siis mees hakkab seda potentsiaali samm-sammult rakendama ja sinna poole kasvama. Et meie ülesanne on ka näha seda potentsiaali ja tunnustada ja anda imetlust ja anda nagu armastust ja tänu nende aspektide eest, mis siis juba avalduvad, on ju, mitte nagu võlts olla, aga hästi siiralt märgata ja mina olen märganud, et kui teha nagu siiras palve universumile, siis see on kuuldud. Näiteks kui sa ütled, et palun näita mulle palun nüüd tänasest päevast näita mulle sellist meesenergiat, mida ma saan siiralt imetleda, siis ma garanteerin, et see hakkab juhtuma, kui sa vähegi oled ise märkamises ja teadlikkuses. Järgmiseks veel, sulle on üldse selline päris tugev nagu tervendusgrupp, on ju. Et ma arvan, et sinul hästi palju ongi see ja huvitav, sa valisid selle lõvikarva ja päiksepõimikut sümboliseeriva puu ja sul tuli kohe siia see lõvi ja päikse ja tulemärk välja, on ju. Järgmiseks tuleb sulle nüüd lapsepõlve, sisemise lapse tervendus. Selle kaardi olemuseks on truuks jäämine, ustavus, selline nagu sügav truudus ja sõprus ja noh, kõigepealt tuleb meil olla ustav ja truu iseendale, on ju. Selle oma sisemise lapse me peame ise ära hoidma. Meil on kõigil lapsepõlves midagi sellist juhtunud, mis nagu justkui ei olnud ilus või hea, on ju, et ma ei tea kedagi, kellega nagu kunagi mitte midagi ei juhtunud, isegi need, kes ütlevad, et neil oli väga õnnelik ja hea lapsepõlv, isegi neil on mingid asjad, mis on neid nagu mõjutanud või sisemist last natuke sulguma või haavuma pannud, aga et lõpuks sellele sisemisele lapsele anda siis nii sügav hoidmine, nagu ta seda kogeda soovis, on ju. Need armastussõnad, need tunnussõnad, see hoidmine, see lõputu tingimusteta armastus, imetlus, mida iganes. Kui me vajasime, et meid päriselt nähakse, meie vajadusi päriselt nähakse, meid päriselt kuulatakse ära lõpuni. Kõik need asjad, nüüd on sinu enda vastutus see oma sisemisele lapsele anda.
Sul on tohutult vedanud, kui sul on ümber sellised inimesed või sõbrad või sa kohtad ka kedagi sellist tervendajat, kes suudab sulle selle ruumi luua, kinkida, kelle läheduses sa saad nagu kiiremini, palju kiiremini, see on nagu võimendus sellele protsessile. Aga jälle ütlen, et päeva lõpuks on see sinu enda vastutus, ka see, kas sa otsustad endaga töötada, mitte teha, kas sa jääd sinna ohvri rolli ja ütled, et näed, ma ei saa sellepärast, et minuga lapsepõlves juhtusid need ja need asjad, või sa otsustad, et kõik, nüüd ma võtan selle oma sisemise lapse nagu niimoodi kaitsu, ma kinnitan oma sisemisele lapsele, et ma hoian sind, ma armastan sind nüüd täpselt nii, nagu sa vajad, jääd vaikseks ja kuulad, mis su sisemise lapse vajadus on, kus tema rõõmuallikas oli, mida ta armastas teha lapsena, mida ta unistas, millised unistused saad sa nüüd ära täita, millised anded tal olid, on ju, mis läksid kinni sellepärast, et muusikaõpetaja ütles, et sina laulda ei oska, või kunstiõpetaja ütles, et oi, mis asi see on, et mis iganes need kohad on ju. Nüüd on sinu vastutus need anded, et need anded saaksid avalduda, et sa leiaksid need oma unistused uuesti üles, et sa rõõmustaksid oma sisemist last ja usu mind, nagu kõik muutub palju helgemaks, klaarimaks, rõõmuküllasemaks, on ju, et sageli täiskasvanud lähevad liiga tõsimeelseks. Kui sa ei ole juhuslikult lugenud Väikest printsi, siis ma ütlen, et loe Väikse printsi raamat mõttega läbi, ja kui sa oled seda lugenud, siis loe lihtsalt üks kord veel. Kui sa oled mitu korda lugenud, ikka sama soovitus, loe üks kord veel. Et seal on nii palju seda sellist nagu kvintessentsi, seda tuuma nagu, et kuidas sisemine laps saab meie elu rikastada, kui me temaga oleme heas ühenduses, ja kuidas täiskasvanutena me muutume liiga tõsiseks ja siis muutub ka elu natuke siukseks värvituks. Kui sa need sammud oled nüüd ära astunud, siis sinule tõotab kvanthüpe nagu suhetes tohutult ilusat täitumist. See on karikate 10 ehk siis väikse arkaani nagu viimane kõige suurem täitumise kaart, ehk siis kui sa oled unistanud tervetest ja headest suhetest, perekonnast, lastega heast suhtest, partneriga, vanematega, võib-olla ka sõpradega, töökaaslastega, kellega iganes, on ju, siis sinu kvanthüpe on see, et sinu suhted tervenevad, kirgastuvad, ja just see, mis sa nagu emotsionaalselt saad suhetest, eelkõige see on kõige olulisem. Sinu isegi kui sa mõtled nagu äripartnerluse mõttes, on ju, siis ka see, et see rõõmukoht seal on ju, et see nagu tänulikkus ja rõõm õnnestumisest, heast koostööst, sellest, et asjad sujusid, et mingid materiaalsed eesmärgid said täidetud, et mingid suhted tervenesid, midagi lahenes ära, midagi jõudis nagu sellisesse kulminatsiooni kõige paremas mõttes. Et siin võib kõiki asju olla, lapse saamist, lapselaste sündi, vanematega kuidagi millegi lahenemist, partneriga mingisse harmooniasse, üksmeelde jõudmist, et kuidagi selliseid suguvõsa suhteid. Tunnen, et siin võib olla hästi suur nagu suguvõsa karma lahenemine, et mingi asi nagu laheneb ära minevikust, mingi muster. Ja enam see ei pea nagu mingi valukehana välja mängima selles reaalsuses, et ma ei tea, hästi mõnus, hästi toetav, hästi helge. Ja kui sa vaatad välja, siis praegu on vikerkaart hästi palju, on ju, paistab vihma ja sajab päikest, tahtis tulla üle huulte, et paistab päikest ja sajab vihma ja hästi palju näitab vikerkaart, on ju. Ja vikerkaar siis on meeldetuletus lepingust Jumala ja inimese vahel, on ju. Et kui sa näed vikerkaart, siis tuleta meelde, kes sa päriselt oled, on ju, et miks looja lõi su enda sarnaseks, miks ta andis sulle vaba tahte, mida sa oled siin päriselt tegemas, miks sa valisid hingena siia kehastuda, et tuleta meelde kõiki neid asju, on ju, et las see ürgne, kõige olulisem leping, hingeleping tuleb sul meelde, kui sa näed vikerkaart. Ja lõpuks selline helgesse valgusesse, päikese poole jalutamine.
Siin näitab küll naisterahvast üksi, aga täiesti selgelt on ta jätnud maha mingid sellised emotsionaalsed raskused. Sul on üldse siin karikate tuleenergiat ja siis üks kaart oli tuleenergia, aga kõik need 3 kaarti on sul karikate kaardid. Ehk siis sinul on kõige sellisem nagu emotsionaalsem ja hingetasandi grupp tegelikult. Kuigi ma võtsin sulle täiesti tule ja saavutamise puu, siis tegelikult kõige olulisem kvanthüpe sinul on tunnete valdkonnas, oma mingite asjade, hingeasjade ära lahendamise valdkonnas ja kuidagi hästi nagu vabaduse kaart on see, sellise oma unistuse. Kas see sinu unistus on siin seesama, see tervenenud meesenergia, väga suure tõenäosusega võib see seda olla, on ju, et sa saad jalutada siia selle oma täiesti tervenenud suhtemustri, oma hingepartneri, oma ideaalse suhte poole. Ükskõik, kas see inimene on su kõrval juba või teda veel ei ole, on ju, aga et mul on selline tunne, et see naine on kuidagi oma asjad ära klaarinud, valged riided on niisugune hingepuhtus, vaata, rüht on selline hea, selg on sirge, ta on ise teadlik, enesekindel ja ta lihtsalt jalutab selle oma imeilusa unistuse poole. Mulle nii meeldib neid kaarte näidata nagu siin suurendada siia kaamerasse, sellepärast et selles naises on niisugust nagu kindlust, tervenemist, enesekindlust, eneseteadlikkust, et samm on selline kindel, valged riided on hingepuhtus, ta teab, mida ta teeb, kuhu ta läheb, kuidas ta läheb, täiesti selline nagu klaar, puhas, selge olemine, et vanad jamad on maha jäetud, tuba on koristatud, sisemaailm on korrastatud ja eesmärk ja fookus on hästi selgelt silme ees. Sellised soovitused mõtisklemiseks, mediteerimiseks, kuula võib-olla ükskord veel, võib-olla kirjuta üles mõned märksõnad, mis sind kõnetavad, see, mis ei kõneta, südamerahus jätta kõrvale, võib-olla see kõnetab sind kunagi hiljem ja lihtsalt teosta oma kvanthüppe ja õnnistatud portaali sulle. Ja nüüd siis liigume 3. grupi juurde. Sina, kes sa valisid siis selle imeilusa, selle niidi, geoodi, selle, mis teiselt poolt on jälle see selline ürgne loomise sümbol, et vaatame siis, et mis on see siis energia, mis tahab tulla sulle ütlema, kuidas sa saad seda lõvivärava portaali siis maksimaalselt täiuslikult läbida, kuidas sina saad selle kvanthüppe siis teostada kõige võimsamal ja kõige toetatumal moel. Nii, vägevad kaardid jälle, kuningannad ja suurarkaani kaardid ja esimene asi, alustan kaarikust. Nii, kaarik on, ütlen kohe ära, et see tuli sul välja tagurpidi, on ju, aga räägin sulle, näitan seda kaarti õiget pidi ja räägin sellest siis, kuidas sul nii on parem vaadata. Et kaarik on edasiliikumine, mida veavad siis 2 jõudu, yin ja yang, meesenergia ja naisenergia. Ja kas need on siis sinu sees või siis koos välise partneriga, kes siis on sinu sisemise mehe või naise peegelduseks. Aga seda veavad siis 2 jõudu, yin ja yang, kuu ja päike, öö ja päev, lõdvestus ja pingutus. Need on vastandlikud jõud, need on pluss ja miinus, need on polaarsed jõud ja yin ja yang näiteks, nad mängivad niimoodi välja, on ju, et oletame, et sa tahad kuhugi jõuda midagi teha, on ju, siis sa ei saa sinna minna ainult pingutusega, sa pead vahepeal tagasi tõmbuma ja lõdvestuma. Sa ei saa ainult endast lõpmatuseni anda, sa pead vahepeal minema sellesse, et sa võtad vastu, on ju. Sa ei saa ainult lõpmatuseni hingata sisse, sa pead vahepeal hingama välja, on ju. Et need on polaarsed jõud, et kui sa nagu lähed tasakaalust välja sellega, siis lihtsalt proovi
kogu aeg ainult sisse hingata, tee nagu hästi lihtne harjutus, sa võib-olla võtad seda naljana, aga proovi ainult sisse hingata, nii et sa välja ei hinga ja vaata, kaua sa saad seda teha. Ja need intervallid näiteks, kus sa ainult endast annad või siis vastupidi, ainult tahad saada andmata, need on tegelikult täpselt sama grotesksed ja sama võimatud kestma, sellepärast et alati lõpuks tuleb kriis. Ja vaata ise jälle, see on sinu vastutus, kuidas sa selle saamise, andmise, pingutuse ja lõdvestuse, naiseliku ja meheliku energia kasutamise vahel, kuidas sa leiad enda jaoks selle ideaalse balanssi. Võib-olla see ei ole täpselt võrdne, on ju, võib-olla sul see valge yang-hobune on natuke võimsam, on ju, võib-olla sul on must yin-hobune natuke võimsam, on ju, aga teist on samamoodi vaja. Kaarik on väga hea sümbol ka selleks näiteks, et kui sa kujutad ette vankrirattaid ja näiteks need on erineva suurusega, üks on väiksem palju kui teine, siis see kaarik ei liigu otse edasi, ta hakkab ju ringi tegema, on ju. Ehk jääb koha peale, võib-olla see ring on natuke suurem, sa kujutad ette, et sa sõidad edasi, aga ei, et tegelikult ta tiirutab koha peal, sa jõuad varem või hiljem samasse kohta tagasi, et oluline on, et mõlemad rattad, näiteks materiaalsus ja vaimsus on ju, nad oleksid mõlemad su elus mõlemad töös, on ju, et sa ei pea, sinust ei pea saama nagu koopas mediteeriv muuk, on ju, ja samas ka mitte mingi tundetu, hingetu ärihai, et kasuta nagu mõlemat poolust, yin'i ja yang'i. See on sinu see kvanthüppe edasiliikumise pant. Kaarik on nagu kõige iseloomulikum kvanthüppekaart, et kui sa selle saad õiget pidi pöörduda, kui sa leiad selle nagu õige tasakaalu üles, siis on ju, kas sa oled üle töötanud või oled sa just vastupidi, on liiga apaatne ja liiga palju vedelenud, on ju, ja lihtsalt nii-öelda mitte midagi teinud, siis leia üles, pinguta ja siis tegele viljaka moljutamisega, on ju, et kui sina selle tasakaalu saad kätte, siis sul on nagu tohutu võimalus, tohutu potentsiaal teha hästi suur, hästi võimas kvanthüpe, sest kaarik on nagu hästi võimas edasiliikumist toetav kaart. Et kui sul on olnud mingi unistus, mingi eesmärk, siis sul on kõik eeldused selles lõviväravas teha mingi väga suur samm selle poole või lausa selle täiesti kätte saada. Järgmine kaart sulle tulekuninganna, energiakuninganna, kasuta oma eluenergiat. Kui sa tunned, et sa ei ole energetiseeritud, mida ma mingi pärast arvan, et sa ei tunne, sellepärast et tulekuninganna on sul õiget pidi, on ju, mulle tundub, et sa oled oma energiaga ühenduses, aga kui sa tunned, et ei ole, siis mul on 1000 praktikat, kuidas nagu tõsta oma eluenergiat, sa saad ise neid otsida, sa tead neid, kui seal need on, siis lihtsalt kasuta, kui sa ei tea, siis võta minuga ühendust, ma võin sulle neid õpetada. Ja lihtsalt nagu kasuta oma energiat targasti. Sul on tohutu ressurss ja energia, tegelikult eluenergia on tööt ainuke ressurss, mis meil on. Kõike muud me oleme nii-öelda laenuks saanud. Ja tegelikult see eluenergia targasti kasutamine, mitte raiskamine, vaid nagu targasti kasutamine on hästi suur vastutus. Ja vaata, nad on kuidagi isegi sarnastes värvides, nad on hästi omavahel seotud, on ju, et see energeetiline sisend nagu siia, et see kaarik saaks nagu hästi võimsalt edasi liikuda, et minu jaoks need kaardid on hästi nagu komplektis. Ja selleks, et sul ilmselt selle energia kasutamisega võib olla mingeid, see võib-olla ei käi kõigi kohta, on ju, aga siin kindlasti on keegi, kes peab seda kuulma. Kui see ei käi sinu kohta, siis lihtsalt jätad tähelepanuta või kuula niisama nagu vaatlejana. Aga osad siin grupis on need, kellel on tegelikult keeruline seda eluenergia kasutamist õigesti fokusseerida ja kasutada õigete asjade peale, sest siia tuleb suure arkaani kaart, selline väga ilus ja ahvatlev saatan. Ja kindlasti sa oled kuulnud sellist ütlust, et põrgutee on, ma ei tea, sillutatud heade kavatsustega, et see saatan tuleb sind siia kõrvale kruttima, et sa ei paneks oma fookust nagu sellele edasiliikumisele, yin-yangile, on ju. Ta võib nagu tuhandes, saatan ei ole
minu silmis midagi halba, on ju. Ta on õpetaja, ta on Lucifer, mis tähendab valguse tooja, valgustaja, on ju. Ja ta väga hästi nagu oskab hoolitseda, oskab sulle eksameid panna ja takistusi teele veeretada, et kontrollida sinu meelekindlust siis on ju ja seda, kas sa saad aru, et sa oled tegelikult vaba tahte valdaja või sa ei ole, on ju. Aga ta veeretab siis igasuguseid krutskeid su teele, selleks võib olla siis, ma ei tea, mis iganes, Netflix, sotsiaalmeedias krüttimine, mingid meelelahutusüritused, kus sa lähed mingisse suurde massi, on ju, ja siis sa arvad, et sa saad sealt jubedalt energiat ja tegelikult pärast oled nagu täiesti tühi nagu sidrun. Et ta võib nagu tulla mingis 100 asjas, et kuule, et ma ei tea, tee homme neid asju, et täna lihtsalt vedeleme või ma ei tea, loeme mingit sopakat või vahime mingit sarja mõttetut või ma ei tea, no mis iganes on ju, et ta oskab kindlasti või noh, homme ma hakkan dieeti pidama, aga täna ma veel nagu võtan selle purksi ja friikad või mis iganes on ju. Mitte, et ma ise purksi ja friikaid sööks, et mina ei ole kellegi nagu moraaliõpetaja, aga ma lihtsalt ütlen, kuidas ta suudab nagu trikitada ja kuidas ta tuleb kontrollima seda nagu, kas sa oled, aga sa saad aru, kui väärtuslik on su eluenergia, mida sa sellega tegelikult teha saad, on ju. Massimeedia, jumala eest nagu, massimeedia on kõige nagu täpsem saatana nagu väljendus või kirjeldus on ju, kuidas ta saab võtta sult jõu ära, kuidas ta saab sind programmeerida sulle mingit, ühesõnaga seda sõnumit anda, et sa oled ohver, sa oled kuskil juhtuvad mingid sõjad, mingid liiklusõnnetused, et sa läheksid hirmu, hirm võtab sult ideaalselt kogu jõu ära ja et sa ei jõuaks jumala eest sellesse kohta, et sa oled kõikvõimas, on ju, ja et sa suudad teha kvanthüppe täiesti nagu super tasandile, on ju. Ja viimaks siis selline imeilusate pikkade jalgadega tüdruk, kes on siis justkui nagu, keda see aed siin nagu piirab või tagasi hoiab või, aga sisemas ta juba teab, et tal on juba see lambikene põlema läinud. Ta tegelikult juba teab, kus ta minna tahab. Tal on olemas energia, millega minna. Ja tal on teha veel vaja mingid eksamid, mingid eneseületused, on ju. See saatan selles mõttes võib siin metafoorselt olla nagu see aed, see piirang nagu, et võib-olla need on need ükshaaval, need aiapostid, need takistused, mis tuleb ületada. Tegelikult see aed on illusioon, see ei ole reaalsus selles mõttes, et ta oma ilusate pikkade jalgadega saab sellest aiast mänglevat teed üle astuda, minna oma suure selle vaimu tule valguses siis oma eesmärgi poole, aga tal on illusioon sellest, et ta on väiksem, kui ta tegelikult on ju. See aed oleks takistuseks siis, kui ta oleks ise sama pikuke nagu see aed on ju, aga tegelikult on ta sellest nagu palju suurem ja ta võib astuda kergusega sellest aiast üle, et valideeri neid asju, mida sa pead takistusteks. Valideeri neid nagu päriselt, et kas need päriselt takistavad mind või on need takistused eksisteerivad ainult minu peas, on see üldse, kelle hääl see üldse on, kes ütleb mulle, et ma ei saa, ma ei suuda, sina ei ole piisav, kes sina üldse oled, et seda teha. Et kuula hoolega nagu, kelle hääl see on ju. Kes see seda sulle räägib, kas see on massimeedia, kas see on su ema või isa või õpetaja hääl on ju. Et leia endasse looja säde üle ja mine oma suure unistuse poole ja astu nendest piirangutest lihtsalt nagu kergusega üle. Et piirangud ja takistused sinu kvanthüppe teel on ainult illusioon sinu peas või uskumus sinu alateadvuses, see ei ole tõde sinu kohta. Sinu kohta tõde on see tulekuninganna, kellel on energiat täpselt selle jaoks, mis tal on vaja teha ja kelle sisemine mees ja naine, yin ja yang on ideaalses partnerluses ja võib-olla ka on sinu kõrval juba see ideaalne partner või tulemas, kellega koos siis teha see kvanthüpe, et selline
hästi võimas potentsiaal on siin. Mulle tegelikult meeldis kõikidel gruppidel olid mingid väga-väga võimsad sellised võtmed tegelikult sellest portaalist läbi minna hästi väekalt, võib-olla natuke kellelgi erineva nurga alt, kellel rohkem tervendus, kellel rohkem jõud ja energia, kellel koostöö ja kellel siis natuke eksam ka, et sinul on see eksami vastuvõtja, eksami andja on siin, on ju. Et vaata ise, kus sul on see laiskus, mugavus, hirmud, enese mitteväärtustamine. Naistel on eriti see komme, et võib-olla sa oled näinud neid meeme, et kui mehed on nagu kassid, kes vaatavad peeglisse ja näevad seal lõvi, siis naised on sageli nagu lõvid, kes vaatavad peeglisse ja näevad seal väikest kassikest, et nagu julge rohkem ennast armastada, ennast väärtustada, enda annetesse ja võimetesse uskuda ja sinu portaal saab olla ka täiesti maagiline kvanthüpe. Vajuta subscribe kanalile, siis sa näed mu videosid, sa saad märguandekese, kui nad tulevad. Võta minuga ühendust, kirjuta, küsi oma kanaldust ja järgmiste kuulmiste ja kohtumisteni ma soovin sulle täiesti maagilist kvanthüpet läbi siis Lõvivärava portaali. Ahoo!